ma räägin teile siis reformatsiooni mõjust eesti kirjakeelele. 1517 oli Martin Luther, ta näitas 95 teesi kristliku liikliku kiriku uksele. See oli, kirik oli Wittenbergis ja sellega kaasnes siis reformatsioon ehk meie põhipunkt siin. Ja mis see siis eesti kirjakeelde tõi, oli see, et me peaksime saama nüüd emakeeles lugeda piiblit ja kuulata emakeeles loenguid või palveid siis täpsemalt. Ja siis 1525 me kirjutasime esimese eestikeelse raamatu. Sellest pole midagi säilinud, see põletati ära. Aga samal ajal siin toimus Kullava käsikiri, mis on siis meie esimese nagu reformatsiooni mõju põhimõtteliselt. Sellel ajavahelikus siis kirjutati 3 palvet. Need leiti siis Vaku raamatu viimastelt lehekülgedelt. Ja siis me jõuame 1535 aastasse, kus meil on nüüd tegelikult esimene raamat, mis on säilinud. See on siis Van Rati ja Coeli katekismus, sellest on säilinud 11 lehekülge ja me leidsime need ühe raamatu seest. Seda kasutati täitena seal. Ja ainus põhjus, et miks me tegelikult teame, et see on eesti keel, on sest seal oli nagu saksakeelne tõlge põhimõtteliselt seal kõrval olemas. Et me saime nagu mingi vaadata selle ja võrrelda. Ja siis 1637 tuli Hendrik Stahl ja kirjutas esimese eestikeelse või täpsemalt kirjaõpiku, et sakslased siis, sest see on kirjutatud sakslastele ja saksa keeles, et nad saaksid siis õppida nagu saksa keele ümber tõlkimist eesti keelde ja et nad saaksid siis pidada valveid ja mingi muud värki teha. Ja põhimõtteliselt kõik need muutused, mis ta tõi, oli siis 2 siis veel muutus V-ks ja X muutus S-iks. Ja seal oli veel paar muutust muidugi. Aga ja siis me jõuame 1686 aastasse, kus me andsime välja nüüd juba Vastse testamenti. See on siis lõuna-eestikeelne Uus testament. Ja siis 1715 aastal me andsime välja Uue testamendi, nüüd siis põhja-eesti keeles. Ja miks me siis tegime Uued testamendid enne, oli sest need olid kergem teha, need olid lühemad ja neid näen nii palju nagu mõtlema. Ja siis 1739 me tõlkisime lõpuks täispiibli ära, ehk siis Vana Testamendi. Ja see on põhja-eesti keeles, sest Anton Toorhelle tegutses väga põhjalikult piibli tõlkimisega ja ta elas Põhja-Eestis. Ja kui see piibel siis valmis sai, seda kasutati põhimõtteliselt pikaaegselt nagu võssina, sest selle jaoks oli vaja väga palju uusi sõnu välja mõelda ja igasugust nagu see oli nagu näide, kui sul oli midagi vaja, siis sa läksid, tegid õssi või nagu piibli siis ehk õssi lahti, vaatasid, kuidas seal on ja siis sa teadsid. Ja miks meil siis läks nagu 200 aastat, et me jõuaksime lõpuks piiblini siis välja, oli siis meil oli nagu väga kehvasti oli. Vahepeal oli mingi sõjad, vahepeal oli mingi katk, igasugust värki. See oli siis igatahes reformatsiooni mõju eesti kirjakeelele.